Tere kõigile, kes on tulnud siia. Väga meeldiv on teid näha. Hakkame pihta selle Ligi null näitus vestlusringiga. Päris niisugune lai osalejate ring on ja väga tore, et kõik said tulla, keda kutsusime. Juba korra käis küsimus, et väga maskuliinne on seekord vestlusring. Eks see ole meie süü ka, et me Raul, tule ju ka siia liitu meiega. Et ühesõnaga hakkame ruttu pihta. Ja kõigepealt ma tutvustaks osalejaid ja siis saaks juba küsimuste juurde minna. Et äkki siit järjest lähme. Kalle Kuusk, TalTechi vanemteadur, sihtasutuse KredEx hoonete energiatõhususe projektijuht on nii. Siis järgmine on Erki Seinre, insener, teeb hoonetele rohemärgiseid nagu LEED ja BREEAM, on kaitsnud doktoritööd rohemärgiste kohta ja nende rakendamise potentsiaali kohta Eestis ja andis ka olulise panuse selle näituse kokkupanemisse. Siis edasi Jaak Adam, loover, arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia vilistlane, Riigikantselei ruumiloome eksperdirühma juht ja töötab igapäevaselt Tallinna linnaplaneerimisametis. On nii. Siis edasi Rene Valner, arhitekt, ka Kunstiakadeemia vilistlane, arhitektuuriteaduskond, arhitektuuribüroo Elumaja asutajaliige ja üks selle näituse kuraatoreid. Siis Raul Kalvo, arhitekt, Kunstiakadeemia vilistlane, praegune õppejõud, üks selle näituse kaastöölistest. Edasi Jarek Kurnitski, vastne akadeemik, palju õnne. TalTechi ehituse ja arhitektuuriinstituudi direktor ja professor ja ka Aalto ülikooli õppejõud. Edasi Jüri Rass on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse valdkonna asekantsler. Edasi Indrek Alman, arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia vilistlane, arhitektuuribüroo Pluss juhtiv arhitekt. Ja Mihkel Tüür, arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia vilistlane, arhitektuuribüroo Kadarik Tüür arhitektid, üks asutajaliikmeid, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud. Nüüd niisugune tutvustusring sai otsa ja lühidalt võib-olla etteruttavalt siis kuidagi nii, et meie näitus puudutab siis, kui kuidagi etteruttavalt või kõigepealt tutvustavalt, et mis see teemade ring on, mida näitus puudutab, on seotud siis ligienergia nõuetega, aga näitus ise hakkab pihta kaugemalt, et mida need nõuded kuidagi või millele nad reageerivad, mis see olukord on, kliima soojenemine muu hulgas, ja siis üritab vastata nagu kõigepealt kaaristada olukorda, ka Eesti olukorda, ja siis proovib hakata nagu küsima, et kuidas seda lahendada, seda olukorda ja siis kirjeldab ka uusi regulatsioone kui ühte katset seda lahendada ja ühtlasi siis pakub välja terve rida otsinguliine ja ka lahendusliine, mis võiksid seda praeguseid regulatsioone veel täiendada. Ja kuidagi selles sedamoodi nagu ma ise nagu mõtlesin, et võiks seda vestlusringiga juhtida, et kõigepealt nagu rääkida regulatsioonidest ja siis rääkida ka võimalikest nagu laiendustest sellele teemade ringile. Ja võib-olla kuidagi esimese asjana, mida küsiks teilt just kui soojenduseks, on küsimus sellest, et kuivõrd tähtsaks teie nagu siis vestlusringi osalejad peavad seda
kliima soojenemise probleemi võib-olla näiteks skaalal 1–10, eks ju, kus 10 on, ma ei tea, tuumakatastroof ja 1 on varbavalu, et kuhu ta nagu sinna sellele skaalale nagu teie arvust asetub, et võib-olla niisugune esimene nagu soojendusring, et siis saaks nagu võib-olla sisulisemate küsimustega edasi minna. Et äkki kuidagi see on see asi, üldiselt ei pea keegi edaspidi nagu nendele üldringi küsimustele vastama, aga äkki seekord nagu teeks selle, et kõigil oleks suu või noh, jah, et korra juba oleks midagi öelnud. Äkki sa, Kalle, alustad ja siis kuidagi läheksid? Selline lihtne soojendusküsimus siis kohe. Yeah. Ma ausalt öeldes ma ei oskagi nii konkreetselt vastata, sest et ega ma olen aru saanud, ega kliimateadlased ise ka ei ole suutnud kokkuleppele jõuda. Teatakse, miks protsessid toimuvad, aga miks ja mille pärast nad toimuvad. Et kindlasti on probleem, aga kuna ma nagu konkreetselt vastust ei tea, siis ma ütlen numbri 5. Jah, aitäh, et samamoodi ka niisugused kahetised seisukohad, aga pigem arvaks, et natukene aktuaalsem, ehk siis kuskil 6-7 punkti klassida minu seisukohalt kuulub. Täna tavaliselt öeldakse kuhugi 5-6 kõige rohkem, aga ma ütleks 10 kahel põhjusel. Üks põhjus on see, et teema ongi oluline, aga teine põhjus on see, et see pakub ka päris häid võimalusi, nagu nii mõistlike asjade tegemiseks. Et jah, 10. Ma ütleks ka 10 ja minust nagu see jutt, et me täpselt ei tea, nagu mis toimub või kas toimub. Et me vist vaatasime nagu selle näituse tegemisel ka, et tegelikult vist oli 96% nagu teadlasi ütlevad, et kliima muutub nagu inimtegevuse tulemusel ja siis on nagu Anto Raukas ja Taimipaljak, kes nagu ütlevad, et no tegelikult pole hullu midagi, et see, et siin inimene nagu midagi toimetab, et sellest ei sõltu mitte midagi. Aga kui me oleme nagu kõik enam-vähem nagu kindlad, et kliima muutub ja see, mida meie teha saame, on nagu seda enda asja ajada võimalikult ettevaatlikult, siis me igatahes peaks nagu seda tegema kas või igaks juhuks. Et meil ei ole mõtet mõelda, et no, võib-olla ei ole nagu üldse, võib-olla meie ei puutu asjasse, et me lihtsalt nagu kaevandame kõik üles, mida võtta on ja teeme sellest mingit naftapõhist keemiat ja muud asja. Mulle meeldib see paralleel, mis sa tõid, et 10 on tuumasõda ja 1 on varbavalu. Ja sa suhteliselt seal on niisugune aspekt, et tegelikult mingi sõda ja tuumasõda, see nagu väga ei puuduta mind, aga see varbavalu on mul suhteliselt isiklik asi. Et see suhteliselt ma hea meelega tahaks, et see kliimasoojenemine oleks nagu skaalas 1, aga tegelikult on seal kuskil 9 või 10, sellepärast et see tegelikult ei puuduta minu igapäevaelu nagu absoluutselt. Et võib-olla just nagu seda teistpidi. Ma julgeksin ka 10 ära panna. See ikkagi, mis seal seina peal on fakte, mille vastu on väga raske vaielda. Ja vaielda saab üle nende tõusunurkade ja mismoodi need protsessid täpselt käivad, aga üldiselt, kui seda kliimasoojenemist ei oleks, siis me täna siin ei istuks ja ligi nullenergiahoonetes ka ei räägiks. Et see ilmselt on nagu kõigile selge, et see kliimasoojenemine on ikkagi need protsessid käima lükanud ja kes ei usu, võtke CO2 kontsentratsiooni mõõdik ja minge mõõtke väljas ära, ja vaadake seda aegrida, mis CO2 kontsentratsioon on olnud, et ma just hiljuti ütlesin, et kui mina oma esimesed mõõtmised tegid, taust oli mingi 370-380 ppm, nüüd on ta 400 ja läheb tõusvas joones, nii et on, mille vastu võidelda ja see on täiesti faktiline ja lihtsalt mõõdetav, et neid CO2 heitmeid süsihappegaasi õhku väga palju paisatakse ja me näeme, et õhukontsentratsioon sellest muutub ja sellest kaasnevad siis igasugused asjad, tipnedes sellega, mis seal seina peal on kirjas. Mina arvan, et see asi on tõsine, kui minu käest oleks küsitud, mitte pallide süsteemis. Igal juhul on, vaadates ma nüüd nii pole nüüd arvutanud ja mõõdikuid mõõtnud nagu sina, eks Jarek. Aga vaadates protsessi, mis on seal
püsijääga ja nende asjadega, see kindlasti on suur ja tähtis. Kui nüüd võrrelda tuumasõjaga, siis ma arvan, et tuumasõda on hullem. Ja et 10 punkti ei raatsiks kuidagimoodi panna. Sealt algusest arutelu mõttes tõesti, kui palju me seda ise mõjutame, ilmselt mõjutame, aga eks me ajaloost teame ka neid asju, kus on nii-öelda väikesed jääajad ja suured jääajad olnud. Et asi käib ikka niimoodi, läheb soemaks ja ka külmemaks tagasi. Et selles mõttes nagu insenerina ma ei oleks nii emotsionaalne, ma paneks ka kuhugi sinna keskkohta. Aga numbrit ma ei tea, mis see siis on, 5-6 vahele. Kuule, mulle juba anti siin oma mikrofon, ma ei tea, kas oli vihje või, aga loodan, et mitte. Tegelikult minu jaoks see küsimus on selles mõttes natuke nagu asjakohatu, et neid keskkonnaprobleeme meie ümber väga aktuaalseid on ju veel mitmeid. Ja nüüd ütelda, kas olulisem on varvas või silm või kuidas sa valid nagu oma erinevate laste vahel, ma arvan, et see ei ole nagu väga võimalik ja tegelikult nad kõik on nagu olulised ja tähtsad sulle. Et seetõttu ma saan hinnata seda teemat võib-olla nagu umbes samas skaalas, nagu meie meredes on mikroplasti poolt põhjustatud hävitustöö plahvatuslikult kasvanud viimastel aastatel. Et paneks nad kuskil sinna 9 juurde, tuumasõda on tõesti hullem, see lõpp ongi, aga allapoole ka ei raatsi panna. Ma paneks 9,8, et nagu vaba langemise kiirendus. Miks ma selle küsimuse küsisin, oli see, et Europarameeter ka küsib samamoodi, palub 10 palju süsteemis panna. Ja siis statistika on see, et 8-10 eestlaste puhul küsiti seda küsimust, siis 8-10 pani 45% vastajatest. Euroopa keskmine on 75%. Ja võib-olla see oli üks nagu neid põhjusi, kus me saime aru, et tegelikult võib-olla jube kriitilise kuidagi vaateviisi asemel tuleks näitusel tegeleda rohkem lihtsa teavitustööga. Et lihtsalt kuidagi kohale jõuaks, et kus ta, või kuidagi, et inimesed vähemalt nende otsuste juures või nendest arusaamisel oleks rohkem informeeritumad. Ja see asi ka, et jah, see 97%, et väidetavasti on tehtud nagu selliseid teadusuuringute, selliseid meta-uuringuid või nagu kokkuvõtteid, siis tuleb välja, et see number osade uuringute järgi tõesti, et need teadlased, kes sellega nagu kuidagi tihemini on tegelenud, rohkem kui 1 või 2 teadusartiklit selle kohta kirjutanud, nende puhul see konsensus on tõesti 97%. Aga et samas see, kui palju inimesi arvavad, et kliimateadlaste hulgas see konsensus on, et see number on 55%. See tähendab seda, et see vahe selle vahel, mida kliimateadlased omavahel on kokku leppinud ja see, mida üldsus arvab, kui palju nad on kokku leppinud, et seal on suured käärid. Aga et me jätkaks nüüd nagu vahepeal niisuguse spetsiifiliste küsimuste või suunatud küsimuste rubriigiga, et kuidagi aru saada sellest, et kuidas, et meil on see, eks ju, Kyoto protokoll, meil on teatud kohustused on võetud, et nagu tegeleks küsimusega, et kuidas siis meie need praegused ligi nullenergia regulatsioonid sellega seostuvad või mis on see valitud taktika nende küsimustega tegelemisel, et küsiks Jarek Kurnitski käest, et kas oleks kuidagi võimalik nagu seletada seda protsessi või seda tausta, et kuidas need nõuded jõudsid sellele kujule,
nagu nad praegu jõudsid ja milline see seos, loodetav seos on selle, või et kuidas justkui see peaks mõjutama neid heitmete vähenemist Eestis? Siin on võib-olla õige alustada tõesti, kuidas nende asjadega Euroopas tegeletakse. Ja nagu te teate, meil olid need 20-20-20 eesmärgid, milles kohe saab ajalugu ja tuleb siis, mis nad tulevad, see on 45, 32,5 ja 32 uued numbrid aastaks 2030, millega saab siis edasi töötada. Aga see kolmik jaotus näitab seda, et ühest küljest me vaatame kasvuhoonegaaside heidet, teisest küljest me vaatame energiatõhusust, mida mõõdetakse kas lõpptarbimise või primaarenergia kasutusega ja numbrid on natukene erinevad, aga lähevad samasse auku ja kolmandalt poolt vaadatakse taastuvenergiat. Ja Euroopa Liit on valinud sellise poliitika selle tõttu, et kõikides sektorites midagi toimuks. Ja need 3 paralleeltegevuse või ütleme 3 paralleelset meetmete plokki peaksid viima selleni, et nad kõik töötavad samas suunas. Ja põhimõtteliselt see eesmärk on loomulikult on kasvuhoonegaasid, et me seda CO2 heidet suudaksime vähendada, nii nagu ka siin on kõik need seinad täis kirjutatud. See on täiesti õige ja kriitikud tihti ütlevad, aga mis te jamate siis, et pange üks CO2 eesmärk ja vähendage seda. Aga kui see eesmärk muutub liiga üldiseks ja abstraktseks, siis kahjuks juhtub nii, et ei juhtugi mitte midagi. Ja Euroopa Liit on seda kogemuse kaudu õppinud ja selle tõttu on tulnud selline kolmik lähenemine. Ja nüüd ligi nullenergiahooned ja üleüldse hoonefondi energiakasutus, see läheb kõige teravamalt energiatõhususe alla. Ja energiatõhususe eesmärgi saavutamine on tegelikult olnud ka kõige keerulisem Euroopa Liidu tasemel. Aga loomulikult hoonetesse tuleb ka rohkem taastuvenergiat, et ta aitab ka sellele kaasa ja energiakasutuse vähendamine aitab loomulikult CO2 heitme vähenemisele kaasa. Aga see lihtsalt on selline ajalooliselt välja kujunenud tööjaotus, mida Euroopas rakendatakse ja sellega tegelevad ka 2 direktoraati, keskkond ja energia. Ja see on loomulikult on keeruline ja direktiiv on hästi palju juba neid direktiive, mis hooneid puudutavad, on vähemalt nagu 5 tükki ja siis tulevad sinna teised sektorid tulevad juurde. Aga võib-olla mida ma selle jutuga tahaks ikkagi rõhutada, et see, kui me parandame olemasoleva hoonefondi energiatõhusust, nagu näiteks Kalle seal Kreedeksis teeb, et annab neid toetusi välja ja korteriühistud teevad majad terviklikult korda ja energiakasutus poole võrra väheneb või rohkemgi, et sellega oluliselt kasvuhoonegaaside heitmed vähenevad. Nüüd, kui me teeme seda ligi nullenergia asja, siis me vaatame tulevikku, et tulevikus või siis praegu ehitatavad hooned ei hakkaks tulevikus neid heitmeid liiga palju juurde tekitama. Et see on nagu ennetav tegevus, aga loomulikult see on ikkagi väga oluline hoonefondi tegevus ja võib-olla Eestis ei ole nähtud seda seost, et me sellega vähendame kasvuhoonegaase ja tegelikult aitame kliimamuutuse vastu võitlemisele kaasa, mis siis, et kogu see energiatõhususe asi on nagu majandusliku kasu peale üles ehitatud, et me ehitame nii energiatõhusalt, mis on majanduslikult tasuv ja räägime kulutõhususest, räägime kuluoptimaalsusest ja tegelikult Eesti energiapoliitikat on selline majandusliku kasu ja energiasäästu sidumine läbivalt iseloomustanud ja kohati me oleme väga nagu rehepapid, et me ei taha teha ühtegi liigutust, et kliima soojenemist pidurdada, aga me ajame seda viimast eurot ja senti taga, et parandame tõhusust, et seda senti kokku hoida, aga õnneks lõpuks need tulemus on nagu enam-vähem sama ükskõik, kuidas pidi sellele asjale läheneda. Ma ei tea, kas ma suutsin vastuse anda?
jaa, et või et ma sain aru sellest ikkagi, et hinnang on see, et kui hoonete tarbimine, energiatarbimine väheneb, et siis sellega vähenevad ka heitmed. See on ühene hinnang ja hooned on see sektor, hoonefond, kus on kõige suurem mõju, et sealt on saavutatav kõige suurem heitmete vähenemine. Ja siis tuleb edasi energiatootmine ja nagu kõik need teised asjad sinna juurde, nagu transport ja kütused ja sellised. Rene, sul oli? Jah, see on nagu selles mõttes õige jutt, et nii me peamegi mõtlema, eks me enamasti nii mõtleme. See koht, kus me nagu kahtlema hakkasime selles, on tegelikult, et kui me jätame nagu sellest, niikaua kui me energiatõhususest räägime, on kõik justkui õige, eks. Aga kohe, kui me vaatame nagu CO2 heitmeid, siis ei pruugi see alati niimoodi olla, et uus ja säästlik hoone, energiatõhus hoone on kindlasti nagu väiksema CO2 jalajäljega. Et kui me nagu räägime uutest hoonetest, siis me peaks alati vaatama materjalide primaarenergia sisaldust ja me peaks vaatama toodetud energia CO2 jalajälge. Ja see arvutus, mis me tegime, me arvutasime nagu põhimõtteliselt ühte nagu mingit väikest näidishoonet ja arvutasime seda, kui see on puidupõhise konstruktsiooniga, tselluvillast soojustusega, puitkarkassiga, kui see on betoonist epsuga soojustatud, nagu sama energiatõhus maja, siis 50 aasta nagu perspektiivis me tegelikult selle betooni ja epsu primaarenergia sisaldusega olime tegelikult selle CO2, mis me kokku hoiame energiatõhususega, nagu ette ära raisanud mitmekordselt. Et me ei saa nagu vaadata ühte asja, jättes vaatamata nagu selle, mis on energia CO2 jalajälg ja mis on materjalide primaarenergia jalajälg. Ma oleks juurde tahtnud siin natukene nagu Jareki kõrvale rääkides veel, et igal juhul me peame arvestama ka majandusasjadega. Et vaata, mõni asi on nagu rikka riigi küsimus ja me ei ole veel rikas riik. Me peame arvestama momentidega, millega me üldse hakkama saame. Mina isiklikult ühinesin sellesse energiatõhususe küsimusse umbes aasta aega tagasi. Sellega on ju aastaid ju tegeletud. Ma nägin, missugune tohutu kompromisside otsimine see oli. Kui palju oli neid erinevaid jõude, kes ühele või teisele poolele tahtsid tõmmata ja tõmbasid numbreid ja põhimõtteid. Et energiatõhusus, mis praegu saadud on ja see dramaatika, mis pärast eelmise ministri lahkumist ja ma mõtlen jutumärkis dramaatika uue ministri tulemist, kuidas veel viimasel hetkel muudeti energiatõhususe numbreid ja määrusi ja me pidime hakkama saama. Arhitektide koosolekul või seal Arhitektide Liidu vist aasta koosolekul Laulasmaal küsiti minu käest, et kumb see variant parem on, ma ei saa öelda. Tähendab, mõlemad on tohutu kompromisside otsimine. Lõppkokkuvõttes me jäime ju 2 nädalat jänni, nii et energiatõhususe määrus võeti vastu, ma ei mäleta, kuskil detsembri lõpus ja viimased määrused on nüüd just 2 nädalat pärast 1. jaanuarist jõustunud. Et see asi, mis toimus, see oli ikka päris suur töö ja kompromiss. Tahaks veel öelda, et tohib, meil aeg on ju, et mina vaatan seda asja, me kindlasti ei mõelnud CO2 peale, me mõtlesime energiatõhususe, energiasäästu peale. Mina näen seda natuke nagu rohkem ka julgeoleku küsimust, et majad, mis me ehitame, oleksid autonoomselt töötaksid, et kui keerab keegi mingid kraanid kinni, et me omadega hakkama saame. See CO2 ilmselt on järgmised sammud, mis me läbi mõtlema hakkame. Aga sel korral või need asjad, mis praegu on tehtud, mõeldi energiatõhususest.
Siit jätkates, et küsiks seda, et millised üldse praegu riigi võimalused on või et mis on see rahaline ressurss, mis on üldse pandud selle küsimusega tegelemiseks, et kui, et sellega ma saan aru, teie alluvuses on üks inimene, kes on palgatud, mina ei ole kuulnud, et oleks paigas mingit koolituskava või seda, et nüüd hakkaks mingit suuremat visioonidokumenti üldse nagu koostama selle kohta, et kas sellest, et rahastus on napp, võiks välja lugeda riigipoolse seisukoha selle probleemi tõsidusele? Euroopa Liidu poolt on see asi tegelikult päris kõrgel tasemel ju. Nii palju, kui nüüd mina tean, ma päris pole nüüd see pole nüüd päris see valdkond, mis ma kureerin, aga eks ma pean ikka üht-teist teadma. Et see on valdkond, mida kureerib Keskkonnaministeerium ja lõppude lõpuks ka meie ministeeriumi energeetikaosakond. Aga toimub ju saastekvootide, ma ei tea, ostmine või müük. Eesti Energia minu teada aastas kuskil päris suure summa, 150 miljoni eest, siis ostab neid kvoote. Need lähevad siis kaugele, tulevad meie riigi eelarvest tagasi umbes, küsisin järgi täna hommikul umbes samas mahus, kuskil 120-140 miljonit, mida saab siis kasutada just nende, antud juhul küll nüüd energiatõhusate asjade elluviimiseks, mis teisest küljest muidugi alandavad ka CO2 emissiooni. Et ei saa öelda, et sellega ei tegeldaks, aga rikka riigil on palju raha, vaesel riigil on vähem raha. Mis nüüd puudutab natuke neid visioone ja asju, ega need ka on ju olemas. On meil ju energiamajanduse arengukava aastani 2030, seal sisalduvad asjad puudutavad neid värke. Mis me ise tahame teha ja me oleme nüüd kohe alustamas selle aasta jooksul, ma nimetan seda niisuguseks nagu, ma ei tea, töödokumendiks ehituse pikem vaade, kus vaataks läbi väga paljud asjad, mis ehituses võiks paremini olla, mis tähendab tegelikult sektoris kokkulepet. Et ma kordagi vaata, et me peame mõtlema riigi asju, me peame mõtlema ehitussektori, kinnisvarasektori, arhitekte, hooldajaid, kogu elukaart. Et sellise pikema vaate käima lükkamine praegu just käib ja arhitektid on minu mõistuse järgi üks esimene lipulaev, kes igal pool käima peaks. Kas võib küsida? Võib. Kui me seda näitust tegime, siis näiteks minu isiklik tunne oli see, et niikaua, kui me põlevkivist elektrit teeme, võime me nagu kõik pea peal seista, on ju, kuskil pimedas ja külmas, aga CO2 nagu heidet vähendame me sellega täiesti marginaalselt, võrreldes sellega, kui me nagu põlevkivi elektri tootmise lihtsalt päeva pealt ära lõpetaksime. Ma jälle olen nagu ehitustaustaga inimene aga ma omal ajal olin Tallinna Tehnikaülikoolis, tegin oma magistri, või vabandust, see oli tol ajal nagu tehnikateaduste kandidaat, mis on nüüd PhD-ga vist võrdsustatud ja see asi puudutas tsemente ja see asi puudutas põlevkivi tuhktsemente. Et selle sideme põhjal ma tean natukene ka energeetika asju ehk. Ma ei ole ehk populaarne, kui ma niimoodi mõtlen, aga ma mõtlen niimoodi. Väevõimuga ühe korraga ei saa mitte midagi ära lõpetada. Tuleb hästi pikalt kaaluda kõiki aspekte, seal hulgas ka majanduslikku aspekte, seal hulgas ka tööjõu aspekte, tööstusaspekte. Jah, põlevkivi on kohutavalt paha asi, mis suitseb ja puha, aga ta on ainukene asi, mis meil Eestis maavara olemas on. Ja selge, muidugi tuleb asendada järgmiste asjadega, et see põlevkivi pannakse kunagi kinni, aga
minu meelest need teadmised, mis on siiamaani saadud peaaegu 100 aasta vältel, et nende teadmiste kinnikeeramine ei ole ka õige. Pigem mõelda selle peale, kuidas, ma tean jälle niisugust asja, et põlevkivi on maailmas vist kõige rohkem levinud mittetaastuv materjal, seda on hästi palju tegelikult. Eestis on oskuseid neid kasutada, et esimesena saab otsa nafta ja gaas, siis saab kivisüsi, aga seda põlevkivi jätkub ikka mitmeks ajaks aastaks. Et küsimus on säärane, et oskust edasi viimine tulevikku. Aga Jaaret tahtis ka öelda, ma arvasin. Ja ma seoks selle põlevkivi küsimuse selle eelmise kommentaariga, mis sa tegid materjali tõhususe kohta. Ütlesid, et betoonist maja ja puidust maja ja 50 aastat ja nii edasi. Ja nüüd tegelikult sa ütlesid väga vastukäiva argumendi, et ikkagi tuleb selles põlevkivi põletamises suur heide ja nii ta on. Võib-olla Erki Seinre võiks natuke hiljem seda materjali tõhususe aspekti kommenteerida, kuna käsitles põhjalikult seda oma doktoritöös ja seal ka minu mäletamist see mõju Eesti tingimustes oli just nimelt selle põlevkivi elektri tõttu marginaalne, ehitad puidust või betoonist suurt vahet ei ole, kui hoiad natukenegi elektrit kokku, ehk teed ligi nullenergiahooneid näiteks, siis mõju on suurem, sest Narva korstnast tuleb vähem CO2 heidet. Ja see põlevkivi teema on selline, et sellest on Eestis kõik väga hästi teadlikud ja eriti hästi on teadlik sellest Eesti Energia. Eesti elektritootmise praegu taastuvenergia osakaal on natuke üle 20% ja Eesti Energial on täiesti vabatahtlik arengukava, kus see peaks tõusma 40% aastaks 2030, kui ma nüüd õieti mäletan. Nad räägivad väga olulisest tõusust ja töötavad selle nimel. Loomulikult nad peavad ostma kvoote, et põlevkivi põletada ja see on väga kallis tegevus. Kui saab arendada rohkem õlitöötmist ja seal kõrvalprodukte põletada, siis see on tõhusam, et seal on ka see Põxit tegelikult toimub ja selle põlevkivi väljavahetamine muude energiakandjate vastu on oluliselt kallim kui see, mida me teeme hoonefondis. See on kallim kui näiteks kogu hoonefondi renoveerimine terviklikult. Nagu ma ütlesin alguses, et kui neid asju on analüüsitud, et see, mis sa saad hoonetest, elektrienergia kasutuse kokkuhoid hoonetest, et kasutada tõhusamaid lahendusi, see on suurema mõjuga, kui me investeerime kuhugile uutesse tootmisvõimsustesse. Nii et see tootmisvõimsustesse kindlasti tuleb investeerida, aga siin, kui me räägime, et me peaks tegema mingi switch, lülitame taastuvenergia peale üle. Kuulge, see maksab miljardeid ja see läheb 10 aastaid, et see switch ära teha. Ja see tegelikult, see töö käib, aga me ei tee seda nii. Ma arvan, te kõik teate, et kui ma ütlen siin, et kuulge, renoveerime kõik Eesti 13 000 või palju neid korterelamuid on, renoveerime ära, teeme järgmise 3 aastaga. See on võimalik. No te naerate mind välja, ei ole. Selleks on vaja 30 aastat. Ja selle põlevkivi asjaga on tegelikult sama asi, et siin on vaja 10 aastaid, et see asi ära teha. Ja ma sugugi ei kahtle, et teie silmad, kes te siin saalis istute, enamus seda tuleb nägema, et see asi tehakse ära. See on paratamatus. Kiviaeg tegelikult ei lõppenud kivide puuduse tõttu. Ei lõppe ka naftaajastu nafta lõppemise tõttu, lõppeb muude asjade tõttu. See oli meie järeldus tegelikult ka, et seni kuni põlevkivi elekter on, seni see energiasääst annab olulise võidu, eks, ja seni, ja kohe, kui me lülitume ümber taastuvenergiale, siis annab juba materjali vahetus olulise võidu. Ja nüüd küsimus on selles, et tegelikult hooned püsivad kauem kui see aeg, mis tõenäoliselt on, millal see üleminek toimub, eks ju, ja sellest hetkest peale juba nagu reeglina teistsugused, et sellest hetkest peale, et tegelikult tasub ette mõelda juba ka selle materjali teema peale, sellepärast et see muutub kohe oluliseks, kui kasutusele tuleb taastuvenergia.
ja võib-olla võiks veel täpsustada, et see hetk umbes täpselt saabub aastal 2050, kui peaks olema dekarboniseeritud kogu Euroopa majandus, kaasa arvatud Eesti. Et tegelikult sinna on siis veel circa 30 aastat läheb, et see hetk kätte saada ja see väikene lülitus ära teha. Jah, see on ilmselt sellest rohelisest alumisest joonest käib seal jutt, eks. Kui ma õieti mäletan, siis nagu see, et 2 kraadi asemel tõuseks temperatuur 1,5 kraadi. Ja nagu tulemustes on see nagu metsik mõju, hakata rääkima 2015 ja praegu on 2018 on ju. Me ikkagi nagu alles räägime sellest. Ja kui ma jälle õieti mäletan, siis see suhe oli umbes selline, et kui me lükkame 1 aasta edasi seda, kui me tegelikult hakkame asjaga tegelema, siis see resultaat lükkub edasi 3 aastat. Et me põhimõtteliselt selle 3 aastaga oleme resultaadis kaotanud juba 9 aastat. Ja meil ei ole aega nagu mingi 2030 või mis iganes on ju oodata, kui Eesti Energia nagu ei taha nagu enam põlevkivist võib-olla toota. Ma arvan see, et nad sellega tegelevad, on puhtalt see, et kui nad peaks maksma nagu CO2 heitme eest sama raha nagu makstakse Rootsis, kus keegi ei jaksaks osta seda elektrit. Mitte keegi. Kui ma õieti mäletan, siis Rootsis oli vist CO2 tonn oli 142 eurot või rohkem. Ja meil oli nagu alla 10 midagi. 7, jah. Viimasel ajal on tõusnud tõesti sinna 20 peale. Aga see on tõene fakt ja Rootsis toimusid CO2 maksu kehtestamisel väga suured arengud. Näiteks Rootsist arenes juhtiv soojuspumpade kasutav riik ja arenes välja soojuspumpade tööstus. Nad on maailmas väga kõvad tegijad näiteks selles tööstussektoris. Pluss palju muid sarnaseid keskkonda säästvaid arenguid toimus seal. Et see kindlasti oli neil väga julge samm kunagi see CO2 maks teha ja midagi sellist, mida me siin Eestis peame tõsiselt mõtlema, rehkendama oma tingimustes, millele ja millal oleks otstarbekas, et kindlasti üks väga, väga hea näide ja väga tugev võrdlusbaas. Ja nüüd, kui tohiks Erki Seinre käest küsida, et sina vist tegid ka arvutusi Rootsi energiatootmise referentsiga, et kuna Eesti tulemused olid nii nutused selle põlevkivi elektriga, et kuidas need tulemused olid? Jah, et tegin oma doktoritöö raames 3-4 aastat tagasi analoogset arvutust ja nüüd selle näituse raames. Võrdlusoones oli analoogne situatsioon, et just nimelt, et võrrelda või aru saada, et mis momendist või mis situatsioonist muutub siis see energiatõhusus nagu vähem oluliseks ja millal see materjalide mõju oluliseks muutub, et mis materjali kasutan, kas on puit, konstruktsioon, teras või betoon, analoogsed hooned energiaklassi mõttes. Ja tõesti on oluline vahe, et Eesti see just nimelt põlevkivienergia on niivõrd palju kordi hullem võrreldes siis selle võimaliku Rootsi elektrienergiaga, et kui meil oleks Eestis kasutada Rootsi energia, siis me tõesti peaksime juba tänasel päeval rääkima hoopis materjalide mõjudest, et siis ei ole see ajahorisont nii pikalt ette, et kus energiatõhusus domineerib, vaid et materjalide mõju oleks võrreldaval skaalal juba energiatõhususega ja siis oleks kindlasti vaja kaaluda, kumb siis nüüd mõistlikum lüke on justkui võtta võrdlusbaasiks siis nüüd see CO2 sinna juurde ja kui nüüd CO2-le panna veel õige see euronumbri ka taha, et siis seda enam. Ma ei taha küsida lihtsalt, ma võib-olla natukene tahaks tuua sellise käiguvahetuse siia sellesse järjest tehnilisemaks minevasse juttu sisse. Räägime kunstis ka ikka, jah? Jaa, selles mõttes mind natukene häirib kogu selle teema juures see, et me vaatame nagu riigi otsa. Ja me tihtipeale unustame ära selle, mis on meie enda isiklik vastutus selles teemas, mis on meie kaalutletud, teadlikud valikud. Ehk et mida ma tahan öelda, on see, et vähemalt mind see näitus väga positiivselt kuidagi raputas ja võib-olla nagu pani siin viimastel päevadel mõtlema teemadele, millele kuidagi selle elu kiiruse juures pole varem suutnud mõelda, et jah, loomulikult on selge, esimese asjana Eestis, ma loodan, et me kõik oleme juba teinud selle väikse sammu ja me ostame rohelist energiat, eks ole.
see on väga väike samm. Aga ma küsin, et mis on see samm edasi? Kui me vaatame neid planšette siin, siis tegelikult me teame seda ju, et seda CO2, eks ole, tegelikult seda saab ju ka akumuleerida, eks ole, mis seda akumuleerib, mis seda asendab. Me räägime puithoonetest, me räägime seda, et näiteks seda sama õnnetut plasti meie meredes on võimalik tegelikult vähendada ja asendada ainult ühe taastuva materjaliga, mis on tselluloos. Ja kui me nüüd vaatame, et mis on alternatiivid, siis minu jaoks tekkis küsimus selles, et kui ma näen seda kändude põldu, mis kuskil tee ääres on, siis milline on minu reaktsioon sellele? Et täna ma näen seda, et keegi on läinud ja ta on teinud meie metsades midagi, mida seal võib-olla ei tahaks näha. See näitus räägib väga palju sellest, et tegelikult meie ainus ja üks vähestest väljapääsudest on muutuda puidupõhiseks. Väga paljus sellest, mida me teeme. Et mismoodi me hakkame iseenda valikuid muutma, ma ei tea. Mul ei ole siin vastuseid, aga need on need küsimused, mis tegelikult tulevad sellest, millest me täna räägime. Puit on mul lemmikteema. Selles mõttes, et Eestis on raiemahud olnud halvematel aegadel 3 ja 5 miljoni tihumeetri vahel ja nüüd me oleme kuskil 15 miljoni tihumeetri juures. Ja tegelikult see 3-5 on see, mida meil on vaja. Meil ei ole vaja 3 korda rohkem. See läheb kütteks, ekspordiks, aga kütteks lähevad mingid raiejäätmed on ju. Ja, aga meil oleks vaja välja vahetada plastid, mida me täna väga kergekäeliselt, ma vaatan, me joome siin pärast veiniplast topsist. Tuli praegu veel tselluloose tehas. No ma räägin, siin ei ole vastuseid, aga siin on küsimused. Aga see on see, mida see näitus teeb ja minu meelest see on hästi positiivne. Seal on tegelikult lihtne vastus, et sa pead vaatama, kus sul CO2 tekib on ju. Ja eestlased CO2 jalajälg on 15 tonni, lätlastel oli 3,5 tonni. Ja tegelikult kui me tahaks olla seal rohelise joone juures, siis see roheline joon tähendab seda, et meil oleks 600 kilo aastas CO2 jalajälg. Ja siis lihtsalt pead võtma oma jalajälje ja vaatama, kus see tuleb on ju. Mis variandid on? Et see võib-olla jah, et seoses selle Põxitiga on palju emotsionaalseid argumente ka või vähemalt nad on kvalitatiivsed argumendid, aga et võib-olla faktidele saab tuginedes kuidagi nii väita tõesti, et või sealt võib-olla tulevad need olulised numbrid, et see 15 000 inimese kohta aastas on nagu maailmas või Kyoto protokolliga liitunud inimeste hulgas viimase 10 seas, eks? Et see on tõsine teema Euroopas viimase 3 seas, stabiilselt. Ja küsimus ei ole, et küsimus ongi nüüd selles, et meil on need regulatsioonid, aga et see vist ei tohiks tekitada mingit võlts kuidagi mugavust, et sellest nüüd piisab või et see on piisav asi, mida teha. Võib-olla natuke ka teise käigu või nagu siin öeldi, tooks sisse riigi poolt vaadates siiski, et riik vaatamata sellele, et me ise peame õigeid valikuid tegema, ma arvan, et see laias laastus ja suures pildis ilma regulatsioonide või ilma taustsüsteemi loomata suurem osa inimesi teeb ikkagi teisi valikuid, mitte neid, mida võib-olla globaalses mõttes peaks tegema. Ja võib-olla riigi poolt vaadates mulle tundub, et seal keegi tegelikult sellist suurt pilti ei oma. Ei ehitusest ega veel vähem CO2-st või kliimaeesmärkidest või liikuvusest, et need on kõik uued teemad, ongi kliimaeesmärgid, energiatõhusus, paneelmajade küsimused, liikuvusteemad, need on sellised valdkonnaülesed teemad, need kukuvad kuhugi vahele, mingid ministeeriumide vahele või
noh, need vajaksid nagu täiesti uut süsteemi, uut mõtteviisi, uut mingit kompetentsikeskust mõnes mõttes, et keegi üldse selle info kõigepealt kokku korjaks, süsteemselt seda näeks ja siis suudaks teha võib-olla sisukaid ettepanekuid. Noh, see ligi nullenergia teema on minu jaoks küll asendustegevus, et kui meil 76% hoonetest ei oma mingit energiatõhusust ja kõik uued hooned, mida võib-olla iga aastases uuendatakse 1% elamufondist on nii ehk A-klassi hooned, et A++ neist tagasi nõuda, see nagu on nii väike vahe võrreldes sellega, kui me mõne ilma energiaklassita hoone energiatõhusaks teeme, et see fookus on täiesti mööda, tegelikult on liikuvuse teemad, kuhu me midagi ehitame, kas me ehitame, millest me ehitame või millega me kütame või mis elukvaliteeti me taga ajame, et need on need tegelikult küsimused ja nendega ei tegele keegi. Et energiatõusega tegeleb majandusministeerium eelkõige vist majanduslikust aspektist lähtuvalt ja niisuguse valdkondlikkusest lähtuvalt ei muutu ka midagi, ma arvan, veel. Nii-öelda vaadates vasakule ja vaadates paremale ei näegi ühtegi inimest, kes nagu riiki siin siis esindab, et see istub siin keskel teil ilmselt. Ja ehk te teate minu ajalugu, siis ma kindlasti kogu seda koormat endale eelmiste perioodide eest endale õlgadele ei võta. Aga see, et ei ole ja pole mõeldud ja pole tehtud, on täitsa tõsi. Ma arvan, et ehituse peale pole aastaid mõeldud, võib äkki isegi öelda nii tõsiselt nagu praegu. Jaak Adam, sa ise olid ka ühe töögrupi juht, tegelesid ka riigi asjadega, võid ilusti kommenteerida, kui edukas see on olnud. Aga samas on need sammud, mis on tehtud ja mida saab kasutada. Ma olen kaugel sellest, et hakata lubama igasuguseid asju, ei, ma ei luba. Aga tõsine soov midagi ära teha on seest jälle olemas. Ja nagu jutt on, eks ju, ega see küsimus, nagu sa ütlesid, ei pea olema nüüd riigile otsa vaatamise vormis, vaid ka selle vormis ikka, et mis ise olen ära teinud ja kuidas ma ise saan osaleda selles ja nügida õiges suunas. Et ma tegelikult arvan, et need võimalused on praegu paremad, kui olid aastaid tagasi. Ja, et võta kõik endale sisse, mul on paks nahk, eks ju, aga tegutseme siis. Ma puudutaks või tooks ühe teema juurde, mis on info algandmete kvaliteet. Et äkki ma küsiks Rauli käest või paluks Rauli korra nagu rääkida sellest, et kuna Rauli tehtud on need kaardid, mis on meie selja taga ja niisugusele vestlusele taustaks, et me küsisime küsimusi selle kohta, või üritasime aru saada kõigepealt, et mis on see, et kuna igalt poolt käib nagu niisuguse põlve või mingi niisuguse klišeena läbi see, et juurdeehitusprotsent on 1% aastas ja REKis ka äkki on see umbes sama, äkki sa saad kommenteerida kohe, et mis see tegelikult on. Ja et äkki sa kas või kirjeldad neid trikke, mida sa pidid tegema, et kas või umbkaudselt öelda, kui palju on Eestis eluruume ja mitte eluruume ja kui palju neid juurde päriselt tehakse ja kui täpne see... Ega ma väga täpselt ei tea, aga lihtsalt see probleem on see, et asju hoitakse erinevates registrites, erinevates kohtades ja nende kokkuajamine on natukene problemaatiline. Üks siuke keskne koht võib arvata on ehitusregister ja seal on ilmselt nagu riiklikel institutsioonidel on parem ligipääs, aga mina võtsin seda siukse täiesti tavakodaniku lähenemise, et see on suurusjärgus mingisugune 10 erinevat tabelit nagu panna nagu inimeste terminoloogiasse ja siis, et Maa-amet on öelnud, et meil on nagu niisugune huvitav süsteem nagu aadressi
süsteem, mille kaudu kõik ühendused peaksid justkui toimima. Praktikas on seal päris palju niisuguseid nagu info väljalangemist ja juba samas selles ehitusregistris, kui me võtame ehitised, niisuguse tabeli, siis seal on see, mis antakse veebilehel näiteks teada, et mis välju sealt võiks saada, neid tegelikult seal tabelis ei ole ja kattuvused, mida näetakse veebis ja mis on päriselt andmete juures, on suhteliselt süke väike. Aga just tahaks saada nagu usaldust seda, et mis, ma võin neid tabeleid kokku ajada, aga mis väljade järgi ma peaksin jõudma Maa-ameti kaartikihini, et mis asjad ma kokku ajan. Iseenesest ei ole midagi nagu keerulist, aga see, et see antakse nagu vastandikku informatsiooni, et sul on üks hoone, viitab nagu 2 erinevale objektile ja niisugused asjad on natuke niisugune nagu halb praktika. Ehk siis on paralleelselt niisugune 3 erinevat ID-de süsteemi, mis vahest kattuvad, vahest ei kattu ja vahest viitavad erinevatele asjadele. Siis on see, et üks asi, siis on see, et palju on eluruume. Võtame Maa-ameti, seal on eluruumid ja ühiskondlikud ruumid nagu samas nomenklatuuris. Siis on, me vaatame aadressiobjekte, mis on aadresssüsteemis, seal on eluruumid ja mitte eluruumid, nagu hea viis võttes ette, võtame siis sealt, et jagame nad pooleks ära, kui keeruline see ikka olla saab. Siis selgub, et seal on ainult üks või teine, ehk siis nagu Viru keskuse näites see, Viru keskuse, kus on korterid, kvalifitseerub nagu eluruumid ja teine pool nagu ühiskondliku hoonena. Ka niisugused nagu keerulised, nagu, et ehk siis niisugust täit pilti saada on päris keeruline. Ehitusregistris on samamoodi, et sul on ühelt poolt defineeritakse ära, et tegemist on mitteeluhoonega ja siis on kuskil kirjeldus eramu. Et siis ta annab nagu niisuguse vastandiku signaali, et kumb ta siis nüüd võiks olla, et kas ta on eluruum, et ilmselt peab vaatama seda, et ega meil ei olegi nagu nii selge, et kas ta on siis eluruum või mitte eluruum, et ilmselt see eeldab mingisugust nagu suuremat pilti, ma ei tea, ma võin väga kaua sellest rääkida, aga võib-olla, ehk siis nagu üldjuhul on nagu 3 asja vaja, et üldse ehitusregistrist jõuda, sul on ehitusregistri andmed, siis on sul vaja aadressiobjekti andmeid, mis on niisugune suur tabel ja siis on Maa-amet, sest et enamus arhitekte, ma tahaks nagu visuaalselt vaadata, kus need asjad nagu päriselt paiknevad, et justkui on ehitusregistris olemas ka aadressiobjektid, aga seal ei ole seost füüsiliste hoone jalajälgedega. Ühesõnaga, sa tegelikult tõmbasid kokku umbes 3 erinevat andmebaasi ja selle jaoks, et saada mingi vastus, tegelikult pidid kombineerima neid kõiki andmebaase ja selle aga seal ka öeldakse see, et need nagu asjad enam ei kehti, tegelikult need asjad, millele öeldakse, et enam ei kehti või need on nagu vana, need on jälle kõige paremad nagu ühendused. Vahest on ehitusregistri nagu idee, aga ma ei taha nagu kritiseerida siin, selles suhtes ma räägin sellest, kuidas asjad mulle nägid. Tänan. Vaatan jälle vasemale, vaatan jälle paremale, ei näe kedagi, kes vastata saab, pean ise vastama, eks ju. Ma jälle, et see, mis sa lubad, see ei tähenda mitte midagi. Et see, mis on tehtud, see tähendab. Ma ei saa öelda, mis me kõik tegema oleme hakanud. Me oleme tegelikkuses, see, mis sa siin kirjeldad, see on tõesti nii, ise olen samas arvuti taga olnud, häda tundnud, aga see, mis me praegu oleme kätte võtnud, see on tegelikult ikka päris suur ja revolutsiooniline asi. Me ühest küljest parandame EHR-i, parandame neid sammuseid EHR-i andmeid, need on seotud tulevase regrelliga ja me oleme loonud niisuguse asja nagu e-ehituse platvormi visioon, mis hakkab automaatselt kõik neid erinevatest registritest olevaid andmeid kokku koguma, visualiseerima, kuvama. Aga see kõik on tulevik, seda võib uskuda või mitte. Meie plaan on praegu niimoodi, et selle aasta keskpaigaks me saame paika põhimõtted, kuidas seda teha ja aasta 2020, milleks kulub siis veel 2 aastat,
kus ma pean siis ilmselt istuma ja rääkima, mis kõik hakkab. Ehk saab see valmis. Et need on kõik lubadused, mille pärast ma nagu tunnen nagu kindlustunnet, et miks see toimub. See asi on nüüd kõik käima läinud, me oleme saanud endale hea meeskonna, mina olen saanud endale hea meeskonna, muide EHR-i meeskond suureneb kuskil poole aasta pärast 6-8 inimese võrra, seal on praegu ainult 4 daami, kes tegelesid kogu selle asjaga, kes kõik on pensionieelikud, et mis te oleksite sellest tahtnud saada, aga nii ta on, niisugune asi anti üle. Ehk teiste sõnadega aastal 2020 suvel ma hea meelega istun siin ja räägin ja tunnen siis kas uhkust või häbi nägu ees, et eks me siis vaatame. Ma saan ka aru, et ma jube palju räägin siin, ma luban teile, et me järgmised pool tundi suhteliselt vähe siis, nii, kui vaja, siis ütle midagi. Kas Kalle, äkki sa saad kommenteerida seda REKi poolt sellest asjast, et kas KredExil näiteks on nagu ülevaade sellest, et et kas või see, et kui suur osa aastas tehakse REK-e Eestis või et milliste andmete põhjal teie nagu opereerite? Me omame ülevaadet ikkagi ainult korterelamutest. Ja seal on ka nendest korterelamutest, kes on KredExi poole pöördunud, et kes ise teevad mingisuguse rekonstrueerimistööd, seda me ei tea. Et vähemalt siin Tallinnas, Tartus, suuremates linnades tehakse ka päris palju nagu enda vahenditest, et pankadest oleme aru saanud seda, et tehakse ka niisama renoveerimislaenu võtmas ilma toetuseta. Et me põhimõtteliselt teame ainult neid, kes on meie poole pöördunud ja sedagi põhiliselt korterelamutes ja mingil määral eramutest. Aga nüüd palju üldse REK-e tehtud on, ma arvan, seda ei teagi. Et just eramutes ja mitteelamutes RKS teab seda, mis on nemad teinud, aga palju on muidu mitteelamutes tehtud, seda infot, ma arvan, praegu kuskilt üles leida on väga keeruline. Et ainult eluhoonete sektor on enam-vähem mingimaani kaetud, mitte eluhoonetega vist pole keegi nii põhjalikult tegelenudki. Ma sain sinu saadetud slaididest millalgi aru, et see tegelikult see mitte-eluhoonetega tegelemine on vähemalt sama tähtis kui mitte tähtsam kui eluhoonete teema. Mitte-eluhoonete tarbimine on suurenenud kõvasti, et eluhoonete tarbimine on jäänud viimase 15 aasta lõpptarbimine suhteliselt samaks, sest et ma ise arvan seda, et tegelikult ju energiat tarbivad ikkagi inimesed, mitte hooned, ja kuna inimeste arv ei ole suurenenud, siis nad on lihtsalt asukohta vahetanud, aga inimesi on ikka sama palju, ehk siis eluruume on põhimõtteliselt ikka sama palju vaja, kui oli 15 aastat tagasi. Lihtsalt asukoht on nüüd võib-olla teine. Et sellepärast on ka see eluhoonete tarbimine suhteliselt samas suurusjärgus on 15 aasta jooksul, aga mitte eluhoonete osas on tõusnud 2 korda 15 aasta. Ja seda just põhiliselt elektri osas, kuna kui ka siin vaadata need kaubanduskeskus, mis kerkinud on, seal on ju loomulik valgust ei ole, igas vitriinis on lamp, ehk siis tegelikult seal on ju ühe küla jagu elektritarbimist, on seal ühes hoones. Aga oskad sa öelda nagu seda protsenti umbes, et kortermajadest läbi teie mitu protsenti kogu nagu kortermaja fondist aastas renoveeritakse? Mis see nagu tempo on, et kas me jõuame nagu 100 aasta pärast kõik kortermajad renoveeritud või 20 või? Et praegu, kui võtta siin nüüd viimase alates aastast 2010 on suurusjärk 1000 maja, üldse see kõigub väga, et kõige parematel aastatel on paarsada maja olnud, et Statistikaameti andmed meil on enne 1990 aastat 20 000 maja, ehk siis protsent aastas, ehk siis selle tempo järgi see 100 aastat on õige pakkumine. Aga samas on, seal tekib natuke selliseid regionaalpoliitilisi küsimusi ka, et kindlasti on seal 20 000 maju tegelikult, mida võib-olla enam 15 aasta pärast ei ole kellelegi vaja. Et need kloosikeskuste majad võib-olla 15 aasta pärast seal ei olegi nagu seda maja enam vaja. Et tõenäoliselt võib-olla see majade hulk, mida oleks vaja rekonstrueerida, vast ei ole nii suur. Aga see kindlasti on 10 000 ikka, pooled ikka. Aga ka sinna on keeruline jõuda, seal tuleb ka jälle teised küsimused mängu, et isegi kui meil oleks seda toetusraha nagu vabalt käes, siis me palju rohkem ikka ei suudaks, sest ehitusturg ei jõua rohkem teha, sest et kuus ehitus buumib, lihtsalt ei ole ehitajad, materjale ei olnud, siin suvel oli
mingi hetk oli probleem, ei saanud enam jäika villa kätte, aknaid, kõiki muid asju, ehk siis et kui tahta korraga teha, ütleme seal 500 maja aastas, siis peaks nii ehitajad, projekteerijaid, materjalitööstus, kõik peaks korraga üles minema. Ja see on juba väga keeruline saavutada. Kas sellest võiks nagu välja mõelda selle, et tegelikult me peaks nagu ehitamise ära lõpetama ja tegema need asjad korda, mis meil on või? Sest kui ma tulen Tallinnasse iga kord vaatan, vau, jälle mingi maja on ja mille jaoks nagu? Et selle kohta meil oli üks kohtumine Muinsuskaitseametiga, kus siis Muinsuskaitseameti peadirektor ütles väga hästi, et meie probleem ei ole see, et maju ei ole, meie probleem on see, et majad ja inimesed asuvad erinevates kohtades. Et see on samamoodi praegu. Miks Tallinnasse tehakse, on see, mis aastas sisse kirjutas siin juba 5000 uut elanikku, pluss veel need, kes ei ole sisse kirjutanud. Ehk need inimesed peavad kõik kuskil olema. Ma tõstataks võib-olla mingid laiemad küsimused siia juurde, et kust peaks nagu läbi hakkama, võib-olla võtaks need laiema metoodika või laiema pildi teemad korra selgemalt ette, et ühelt poolt meil on niisugune hoonepõhine metoodika praegu paigas, et kui palju see on nagu justkui vastuolus nende laiemate metoodikatega, rääkides elukaare arvutusest või sellest, et vaataks nagu laiemalt pilti ja vaataks ka seda laiemat mõõtkavasid, mis võib-olla üks lihtne väljendus, mida me näitusel kajastasime, on see transport ja see, et kui palju mingit sorti projekteerimine nagu õhutab oma auto kasutamist ja palju ta ei õhuta või kas või see, et meil tegelikult keskmine eluruumide suurus kogu aeg suureneb ja niisugune lihtne arvutus ütleb, et kui ta läheb nagu praegu on keskmine 30 ruutu inimese kohta, aga kui ta suureneb 40 peale, et siis tegelikult võime nagu ennast lolliks optimeerida ja säästa, aga nagu see tervikheide tegelikult suureneb, et tõepoolest, et mitte maja ei tarbi elektrit, vaid inimene, et kui me kuidagi küsimus sellest, et kas see inimene, et kas see, et mil määral me saame kogu selle mõttekäigu teha inimese, mitte ruutmeetri põhiseks. Ja üks võib-olla hea näide, mis seda kõike kehastab, võib-olla on superministeeriumi näide, mida tavaliselt kasutatakse nagu hea näitena just sellepärast, et tõepoolest see, mida arvutati, eks ju, ligi nullenergia, et kui need arvutuslik ja tegelikult üsna nagu vastab nagu sellele, et mida väideti, eks ju, aga teisest küljest lammutamisele kuulus teatav hulk, eks ju, CO2, siis betooni, mis sinna maja kehandisse läks terve hulk, eks ju, CO2, lisaks tekkis sinna juurde parkimismaja, mis tähendab seda, et see tegelikult õhutab mitte ühistranspordi kasutamist, vaid oma auto kasutamist, et kui see kõik juurde arvata, et kas et mis see pilt, mis avaneb, võiks olla hoopis teistsugune? Ikka tahan juurde sekka öelda. Vaat seda jälle, ma seal istun, töötan ja hingan ja pole selle häda mitte midagi. Ja ma ütlen, et see ei ole ilus maja ka lisaks sellele. Kuigi see algselt oli Martin Aunini poolt projekteeritud ja hoopis teistmoodi pidi välja nägema. Mõni põhimõte seal ehk on. Aga ma tahtsin rääkida või tahtsin paar sõna öelda nüüd tõesti selle ka inimeste liikumise mõttes, eks ju. Et jälle, üks tore näide istub siin. Inimene, kes 20 aastat tagasi Viimsisse endale maja ehitas, praktiliselt üksinda põllu peale ja seal on linna nüüd ümber minu, eks ju. Ja samas ma sõidan sellest enda linnast, sõidan siis nõnda nimetatud superministeeriumisse kohtades, mis on tühjad. Et miks ma pean nii kaugelt sõitma tööle, kui ümber kaudselt võiks asja hopski tihendada, eks. Tihendamine, ma tahtsin öelda, et mõnes mõttes see superministeerium on ka tihendamine, et on seal halb, on seal paha, on seal häid asju ka, kui palju inimesed lävivad tegelikult oma vahel ja kui kiiresti ilma transpordivahendit kasutamata. Aga jälle olen mõnda aeg vait.
ma võib korraks ka lihtsalt ütlen, et härra Jüri Lessile tegelikult peab toetust avaldama, et ja kõiki neid, ma arvan, et siin välja öeldud mõtteid saab kasutadagi ütleme niisuguse toetusena, et kõik see suund on ju sama. Ma arvan, et see on toetus, et see on niisugune ühine mõtlemine, mis praegu toimub. Jah, aga ja teine, mis ma tahtsin öelda, et loomulikult seda teemat, mida siin näitusel käsitletakse, saabki kasutada heade asjade tegemiseks, kui seda nii rakendada. Et saabki suunata kompaktsemate asulate suunas, saabki säästvamaid liikuvusviise soosida, edendada, saabki puidust ehitada, seda soosida, et ehitataks puidust ja üha rohkem ja loodussäästlikult, et ka tegelikult see on võimalus, see ei pea olema kriitika. Võib-olla selline kommentaar, et kui me mõtleme, kas inimesel on vaja 30 ruutu pinda või 40 ruutu, siis see tegelikult ei ole selline demokraatliku ühiskonna mõtlemine, et see kõlaks nagu diktatuuri järgi, kui keegi hakkaks ütlema, et kui palju võib olla ja samamoodi, et kuhu võib ehitada. Aga tegelikult see tõhususe tagaajamine võimaldab siiski seda, et olgu kas või 50 ruutu nina peale, kasutab vähem energiat kui vanades hoonetes 30 ruutu. Ja loomulikult, et neid protsesse juhtida, näiteks paljud majandusteadlased ütlevad seda, et saab juhtida maksude struktuuriga, et kui lepime kokku, et maksutulu tuleb selline hulk eurosid koguda, ja siis ühiskond käitub totaalselt erinevalt, et kust see maksutulu kokku kogutakse, et just nimelt see struktuur on oluline ja see suunab tarbija käitumist. Nii et kuigi see lõppnumber on sama ja selle jutuga jõuab ka sinna, et loomulikult saab inimeste käitumist suunata ka sellega, kuidas planeeringut tehakse ja siis see tihendamine hakkaks toimuma ja näiteks, et see kuidagi koonduks rööbastranspordi ümber, et me suudaks siis seda autodega Jüri moodi pendeldavate inimeste arvu vähendada või minu moodi, mul ka, ma nii kaugelt ei tule, aga ikkagi pendeldan. Ja neid on hirmus palju meil ja see planeeringute asi tegelikult on tõsine asi, mis on nagu tegemata. Et täna me räägime siin ligi nullist, et me esindame siin ühte valdkonda, mis on tehtud ja kuhu on panustatud. Ja võib-olla enne küsiti, et kui palju raha on panustatud, ma võin ministeeriumi poolt ka öelda, et nad kuskil praegu 400 000 eurot aastas panustavad nendesse energiateemadesse ja tegelikult on ikkagi miljonites on panustatud. Sellel alal on doktorikraadi viimase 10 aastaga kaitsnud ära umbes 10 inimest ja on üks professor ja nii edasi, on tekkinud uued kutsed. Et see on üks näide alast, kes on saanud jalad alla ja kus asju on tehtud mõistusega ja täna saab öelda, et mis on tehtud ja saab siin sellist diskussiooni pidada. Aga kui me räägime nüüd näiteks planeeringutest ja liikumisest, siis me hakkame nutma, sest me näeme, kuidas need põllud on täis ehitatud ja kuidas, kui sinna Jüri maja ümber tekkis linn, sinna ei lähe trammi, sinna ei lähe raudteed, ja ei hakka niipea minemagi, see oleks nagu utoopia, meil ei ole lihtsalt praegu seda võimekust, aga seda oleks võinud nagu enne ette näha, et sinna trammi ei lähe, et siis oleks võinud need majad ehitada sinna, kuhu ta läheb või kuhu raudtee läheb. Ja teatud mõttes nagu selle suunamisega me oleme väga jänni jäänud ja see on nagu reaalne probleem. Aga jällegi siin on see, et neid küsimusi ei saa lahendada diktaatori viisil, et keegi tuleb ütlema, et sina, Jüri, võid sinna ehitada nii palju, sina, Jarek, võid siia nii palju ehitada, et see oli mingis teises ühiskonna korras, nii et meil on vaja nagu sellist targemat asja, sellist targemat raamistikku, mida võiks siis võrrelda selle energiatõhususe regulatsiooniga, mis väga hästi neid protsesse praegu suunab ja tulemi kindlasti toob. Jah, aitäh, et sellega seoses ongi, mis siin juba mainitud on, et võiks laiemalt pilti vaadata kui energiatõhusus, siis tegelikult need hoonete rohemärgised seda käsitlevadki, et seal on mängus see, kus kohas hoone asub, seal on mängus, mis materjale me kasutame, seal on mängus,
kas ökoloogiat on kinnistul olemas või mitte, et kõik see teema või valdkond läheb laiemaks just nimelt seal rohemärgiste osas, aga kindlasti ma ei leia, et see peaks olema tõesti kohustuslik programm, et riik peaks seda rakendama, kuigi riigid, kes need rohemärgised maailmas domineerivad välja töötanud, on oma kas siis osariikides või osades linnades juba tegelikult rakendavad seda, et kui avalik hoone on, siis see peab vastama teatud nõuetele selle märgise klassi osas, et on see siis seal tugevuselt 2. või tugevuselt 3. klass, aga mingisugused nõuded on olemas sõltuvalt siis hoone suurusest ja kasutusotstarbest. Aga kui palju praegu Eestis on sul aimu, palju seda need rohemärgised nii-öelda vabatahtlikult tehakse? Vähe, et alla 10 hoone kindlasti. Aastas? See on tegevuses, ütleme niimoodi, et kuna see sertifitseerimine võtab aega, kuna see protsess ja projekteerimine sinna juurde läheb siin 2-3 aastat tavaliselt, siis ütleme niimoodi, et loendada saab neid aktiivselt olevad, kas siis kellel on sertifikaat olemas või mis taotlevad, seda on umbes 10, aga ühtlasi jällegi see ei piirdu ainult uute hoonetega, vaid neid sertifikaate saab ka siis rakendada juba olemasolevatele hoonetele, aga ikkagi jah, et turg on väga piiratud, teised riigid a la Leedu ja Soome on meist kindlasti eespool ja samamoodi ka Rootsi näiteks. Enne? No, minu arust, kui me räägime mingist hoonete energiatõhususest, siis me tegelikult räägime nagu aiaaugust. Kui me teame, et selle rohelise joone peal, kus nagu on enam-vähem nagu mingi 2100 on nagu enam-vähem tipp-topp elada veel, on ju. Sinine ei ole nii hea, kollane on päris halb ja nagu punane on nii halb, et me ei taha nagu mõeldagi, on ju. Et siis meil tegelikult on nagu teada globaalne CO2 emissioon. Minu arust me peaks rääkima nagu, et iga inimene võib nagu aastas omada sellist süsiniku jalajälge. Maja on lihtsalt üks osa sellest, on ju. Me ei peaks nagu rääkima mingist maja ruutmeetrist, sest kui me räägime maja ruutmeetrist, mingi tüüp ehitab 200 ruuduse maja, on ju. Elab seal üksinda, eks. Jalajälg on siuke, et ma ei tea, hoia autot selle peal. Me peaks ikkagi rääkima nagu, me peaks CO2 emissioonist rääkima, mitte mõtlema, et me tegeleme hoonete energiatõhususega ja see on nagu see asi, mis meid nagu kuskil aitab. Kui me nagu ülejäänud asjadega hakkame tegelema, ma ei tea, mingi millal, 2030 on ju. No lõppkokkuvõttes on, küsimus on selles, et tõepoolest, et neid asju ei saa, või mis on need meetmed, eks ju, või mis on need vahendid, et sinna jõuda, osad neist, või noh, see on võib-olla ka küsimus teile, eks ju, et kui palju saavad teha regulatsioonid ja millised need regulatsioonid peaksid olema või mis on veel puudu ja kui palju sellest ikkagi peab jääma vabatahtlikuks, eks. See on nagu hästi suur küsimus, et me ei saa ju üks kiire vastus su küsimusele, et kui võtame sellise võrdluse, et me kõik nüüd usume, et Eestis hakatakse ehitama ligi nullenergia hooneid, sest regulatsioon nii teeb. Kui oleks nüüd näiteks autode vallas samasugune regulatsioon olnud, siis võib-olla me sõidaks vähe saastavate autodega, siin vuraksime Tallinna tänavatel ja poleks mingi asi sinna Viimsisse sõita. Aga sellist asja ei ole olnud Eestis ja ei ole ka näha. Ükski poliitiline jõud ei ole julgenud öelda, et CO2 põhine maksustamine autodele. Aga hoonetes on väga selge direktiiv olnud ja tegelikult 10 aastat tagasi oli hoonete olukord samasugune, nagu on Eesti autopargi olukord täna. Nii et 10 aastaga võib teha väga suuri muudatusi. Hoonestusmaks oleks see asi, mis aitaks linna planeerida. Kui superministeeriumil küsitaks raha, oleks küsitud raha selle eest, et te tahate sinna kesklinna selle teha, siis ta oleks siin mõelnud, et ehk oleks odavam välja tulnud, kui me oleks pannud selle Ülemistele ja oleks see vana maja, endine maja saanud maha müüa ja see betooni asi oleks kõik, betooni lammutamine oleks kõik olemata olnud. Ja kõigi teistega niimoodi. Kui me näiteks tahame, et teater oleks keset linna, nendelt ei võta üldse maksu, las teevad sinna. Aga kõik, kes ei pea siin keskel olema, need maksku ja sellest rahast saabki siis energiatõhusust finantseerida. Aga see energiatõhususe pealt võidetud raha, ega seda võib oma koduse elu pealt näha, et kui
kui me siit hoidsime raha kokku, ega siis me ostame mõne teise asja ja ta ikkagi tossupill lendab taevasse. Et see tee ei vii kuhugi. Korra lisada ühe aspekti. Üks on, et eks see ongi, ma arvan, et esiteks riik on nagu suurem määral nagu kokkuleppe meie endi vahel ka. Et see ei ole nagu eraldi süsteem, mille vastu võidelda, vaid et see on see, et ühiskond lepib mingis asjas kokku ja siis me nagu kõik tunneme ennast natuke ebamugavalt, lõpuks. Et teine, et see, et me isiklikult teame, mis on meile hea ja see tavaliselt ei ole nagu ühiskondlikult sama asi. Et nüüd, miks nagu regulatsioon on nagu võib-olla hea, aga kuhu ma tegelikult tahtsin jõuda, on see, et miks mitte nagu teha Tallinnas kesklinna veel rohkem väikseid kortereid, mida saaks, ma ei tea, siis Airbnb-ga maha rentida, päris hea tulu on sellest, vaid et kuidagi hoida balanssis seda, et erinevatele sotsiaalsetele gruppidele oleks meil üle siis linna korteripindu, või kas või ka kesklinnas, et see ongi limiteeritud, palju mitmetoalisi kortereid sa saad mingis piirkonnas või planeeringus teha. Et see ei läheks kätte, et meil on kesklinnas, aga ainult ühetoalised mingisugused 20-ruudused korterid, kus me oleme üliefektiivsed mõnesti, aga samas jälle ükski nagu perekond sinna ei koli ja nad ikkagi sõidavad kaugemad kohale. Tahtsin nii palju nendest regulatsioonidest rääkida, et need on tegelikult veel salakavalamad või nähtamatumad asjad, et see vabadus valida omale elukoht või töökoht või või kuhu investeerida, vabadus investeerida Harjumaalt kaugemale. See üsna tänamatu vabadus, mida eriti pangad ei toeta, et seda võib ette võtta. Või siis, kui on kooliprogramm või on mingi riigimajade teema, et vabadus võtta kesklinnas üks muinsuskaitsealune mälestis ja hakata seda programmi sinna sisse panema või see korda teha. Ka ei tule kuidagi välja, et palju lihtsam on ikkagi teha Linnaserva üks uus hoone, et see südalinn nii nagu ta on. Ühesõnaga, meil tundub, et on vabadus otsustajad, tegelikult ongi, me teeme neid otsuseid, aga nad on suunatud vabadusega, meil päris vabadust ei olegi olemas. Ma võib-olla, see on tegelikult tore, et see vestlus hakkab vaikselt laienema ka publikusse, et viimase asjana veel küsiks selle küsimuse ka ära, et kuidas teile tundub, et kui tõsiselt peaks mõtlema erinevate saastemaksude või CO2 maksude peale. Ühelt poolt alates juba energia tootmisest, aga lõpetades ka sellega, et materjalide puhul seda kuidagi arvesse võtta, eks, et praegu et sellega, see on võimalus suunamiseks, et kui praegu on puidust ehitamine kallim kui betoonist, siis tegelikult siin on mingi hoob, millega neid protsesse mõnevõrra suunata, et mis see teie seisukoht on selles küsimuses? Ma võtsin küll nüüd toru üle eelmise küsimuse peale ja ma ei hakka sinna tagasi siis minema, eks ju. Aga mulle meeldis see mõte siit poolt, et see, mis asi see riik on, et see ongi ju meie kokkuleppe. Ma usun, et see peaks nagu üha rohkem nagu töösse minema. Ja kui natuke rääkida sellest planeerimise asjast, et see sama ruumiloome ekspertrühma töö, see on tehtud ja see on üks kokkulepe tegelikult, kuidas edasi minna. Me peame nüüd vaatama, mis sellega edasi teha, et kuidas see seisma jääks ja kuidas see liikuda edasi saaks. Aga siis veel see viimane küsimus, eks ju, et jälle ette valmistamata praegu ütlen, aga ma arvan, et igasuguste maksude tõstmine on küll viimane asi, mis tuleks teha. Et enne tuleks kõik teised asjad läbi proovida. Et asjad toimiksid kenasti ja toimiksid nii, nagu nad toimima peaksid. Et siis see hakkasin kuskilt sealt pihta ja lõpetasin siis selle vastusega. Selle riigi ja kokkuleppimise juurde tuleks minust lisada see, et me saame ikkagi leppida asju kokku nende piiride sees, mis meile ette on antud.
me ei saa nagu leppida kokku seda, et me oleme Euroopa 5 rikkaima hulgas, olgu, et me justkui nagu saame seda kokku leppida. Aga kui me vaatame nagu neid kõveraid, siis me nagu ei mahu sinna rohelise kõvera peale mitte kuidagi. Sest minu arust ainuke asi, mida me praegu saame kokku leppida, on see, et kui me vaatame oma CO2 jalajälge, see peab lihtsalt olema 7,5 korda väiksem. See on nagu see reaalsus, mida me saame kokku leppida. Ülejäänud on nagu kõik siuke, mida iganes kokku leppida. Võib-olla selle maksuküsimusega, et kui mõtleks nii, et maksukoormust ilmselt ei ole mõistlik tõsta, aga kui oleks mingi variant, et me näiteks saame ehitussektori käibemaksu vähendada või kuskilt mujalt midagi vähendada ja sama raha koguks kokku uue CO2 maksuga, siis see CO2 maks paneks tellijad ja projekteerijad mõtlema, kuidas ehitada nii, et vähem seda CO2 maksu tasuda. Ja kindlasti areng toimuks mühinal. Toimuks nii, nagu ta on energiatõhususes toimunud, et siin mõeldakse ka, et kuidas saada see energiatõhususarv väiksema eurode arvuga kätte ja see tegelikult on viimase 10 aasta jooksul ennast tõestanud, et see areng tõesti toimub. Nii et see on kindlasti selline teema, võib-olla ehituses see oleks väga uudne, aga näiteks sellised CO2 maksud uute autode ostmisel siin üle lahe Soomes tulemused on väga selgelt käes, et inimesed ostavad neid autosid, millel on väiksem CO2 heide, sest see maks on väiksem, nad hoiavad raha kokku. See maksustruktuur nii-öelda juhib väga selgelt tarbija käitumist ja loomulikult see eeldab seda ühiskondlikku kokkulepet, mida me nimetame riigiks ja mingil määral ta võiks kindlasti olla nagu tulevik, et mitte et maksukoormust tõsta, aga seda struktuuri optimeerida nii, et me suudaks rohkem keskkonda hoida. Jah, et analoogseid meetmeid siis rakendatakse just nimelt ka seal lääneriikides, mitte võib-olla küll maksu kogumisel, aga pigem on see boonus ja see on nagu pigem kohaliku omavalitsuse siis mingi meede, et kui te teete siin energiatõhusama või siis teatud rohemärgise klassiga hoone, siis on teil seal, on see siis protsent või teil see intress, mida maksma peate, on väiksem, kas see tuleb siis pankade poolt või on see kohalik omavalitsus, kes seal lubab teatud meetmeid juurde, et ala on selline klass hoone, siis võite teha teatud protsendi võrra ruutmeetrit rohkem, kui siin nagu ehitusloa järgi on lubatud, et selles mõttes on see pigem peaks, kui siis boonusena võiks see mängu tulla, mitte et karistada siin kedagi, et see võiks olla mõte. Jaak Adam, kas Tallinnas on mingit lootust, et midagi säärast on ka juhtumas? Ma ei oska öelda, ma ei tea, kahtlane lähiajal kindlasti. Et see, ma arvan, et see sama, mida te näitust tehes aru saite, et teadlikkus on ikkagi juba madal kokkuvõttes, et ei ole prioriteet. Et pigem kokkuhoid, säästame, vaatame, kuidas kulud, tulud mingi 50 aasta lõikes nagu on. Midagi nii. Võib-olla olukord ei ole päris lootusetu, näiteks Tallinna õpetajate kodu on väga tugev näide, mida kõlbab rahvusvaheliselt eksponeerida ja Tallinna linna tööst nagu väga hea näide, et midagi ikka tehakse Tallinna linnas ka ja tulevikus kindlasti järjest rohkem siin. Tallinna Energiaagentuur vist austab ka meid oma kohalolekuga ja nemad proovivad ka, panevad katused päiksepaneele täis ja kavandavad uusi ja suuremaid asju, et küll need asjad tasapisi tulevad. See on nüüd see koht, kus publikul on võimalik ka küsida, et andke oma käega märku. Minul on üks hästi lapsik küsimus selles mõttes, et ma olen natuke üllatunud, et see diskussioon on olnud hästi tehniline, ma ütleks, et detailide osas, milles enamus on peaaegu ühel nõul, aga mida minu jaoks see näitus tekitas küsimus on see, et me ei ole kokku leppinud sellistes nagu põhilistes asjades, nagu et kuidas me mõõdame ja mida me mõõdame ja miks me mõõdame. Ja siis ma küsiksin, ma arvan, et Mihkli käest, võib-olla
võib keegi teine vastata, et ma saan aru, et meil on tegelikult selle näituse põhjal, mulle tundub, et see vastuolu, mis on tekkinud, et milline on Ligi0 maja ja miks ta peab seda tegema nii, nagu praegused regulatsioonid seda nõuavad, on see, et me räägime erinevatest asjadest, me räägime elukaarest, eluringi asemel, eks ole, ja me räägime, teine osa läks meelest ära, aga ühesõnaga need põhilised asjad, et mille selle näituse mõte oli ju need ümber lükata ja viia see diskussioon, ma ei tea, kas oli, mina võtsin selle nii üles, et diskussioon natuke teise kohta, natukene sellele baasasjade ja põhimõtete üle. Et siinkohal võiks tegelikult tagasi tulla selle diskussiooni selle punkti juurde, kus oli jutuks, et kui me oleme hoone tasandil tegelikult päris kaugele jõudnud, et neid regulatsioone on ju 10 aastat tehtud, seda analüüsi on tehtud, sellega on jõutud päris kaugele ja nüüd on kohe väga lihtne sellega suhtestuda, et kas ühes suunas või teises suunas, siis tegelikult seda näitust tehes me jõudsimegi selleni, et kõik, mis seda ümbritseb, tegelikult see planeerimistasand ja see, millest majad koosnevad, ehk siis millest maja ehitatakse, et selle analüüsis haigutas nagu tühjus, et võrreldavalt selle planeerimistasandiga on tegelikult jah, see hoone energia analüüs ja selle hoone kehandiga tegelemine tugevalt eest ära liikunud ja pigem ongi nüüd küsimus see, et kuidas me jõuaks järgi selle planeerimisega, et kas on siis see ehituse pikem vaade või siis planeerimine või et kas üldse on visioonipõhine planeerimine võimalik Eestis, et kui Tallinna linnavalitsuses linnaarhitekt ütleb nõupidamisel, et kuule, et sinu eluea jooksul seda ei juhtu, et visioonipõhine planeerimine pihta hakkab, et siis ei olegi millestki nagu rääkida, et siis jääb ainult loota, et ikkagi see on võimalik. Kellegi teise eluea jooksul? Las ma korra ütlen, et ma tõesti arvan, et see ongi see üks asi, mis ehituse pikem vaade peaks nagu läbi arutama, mille üks osa on kindlasti see ruumiloome ekspertrühma sisend. See järgmine töö peaks olema nüüd minu meelest see, kus saab kõik. Ja võib-olla vastus sellele ka, et meil oli eesmärk midagi ümber lükata, et me ei tahtnud küll mitte midagi ümber lükata, et pigem oli nagu küsimus selles, et nagu kõigi diskussioonidega Eestis kipub olema, et ühed räägivad aiast, teised aiaaugust ja terminoloogia ka kõigub seinast seina, et minu meelest see on väga tore, et praegu on erineva valdkonna inimesed siin ühes diskussioonis ja räägivad küllaltki ühtede terminitega ja saavad enam-vähem ühtemoodi sellest asjast aru, et üldse tekib selline laiapõhjalisem diskussioon, et see oli nagu selle näituse eesmärk ja ma arvan, et see natuke on seda ka selleni ka jõudnud, et ega midagi me ei tahtnud küll lammutada ega ümber lükata, vaid pigem suhtestuda teemadega, et kui kunagi Villem Raam ütles, et kui keegi ajaloolisest hoonest lihtsalt mööda kõnnib, et siis see on hullem kui see, et kui keegi võtab ja tõmbab sealt skulptuuri alla. Et tegelikult see suhe asjadesse on oluline ja pigem on arhitektid ju aktiivses suhtes selle hoonega, aga me oleme jõudnud kuidagi sinna, et väga suur tegemata jätmine on planeerimistasandil ja kui me sellega järgi ei tule, et siis me oleme kuidagi lõhkise küna ees selles mõttes, et minu arust nagu kaks asja, mis nagu mulle said selle näituse tegemisega selgeks. Esimene oli see, et tegelikult see energiatõhusus, selle nagu eesmärk oli vähendada CO2 heidet. Aga praegu ma ei ole kindel, kas see regulatsioon nagu, kui palju see täidab seda eesmärki. Et see tegelikult on nagu mingi hetk lahti haagitud tegelikult nagu CO2 heitmest ja kliimamuutusest, mis oli selle esialgne nagu eesmärk. Ja teine asi, mis mulle nagu selgeks sai, on see, et kui me räägime tulevikust, et mingid asjad juhtuvad nagu tulevikus, mingi 20, 10 või 30 aasta pärast, siis seda näitust tehes sai mulle nagu selgeks, et sellisel kujul tulevikku, nagu me võib-olla mõtleme, pole nagu olemas. Selleks, et me lihtsalt nagu mõtleme nii kaua, et me lõpuks oleme nagu selle punase joone seal lõpus,
ja mõtleme, et hallo, kus me enne olime. Ja me oleme terve selle aja mõelnud lihtsalt. Ja teinud mingi laheda regulatsiooni umbes, et mingid vidinad nagu natukene nagu paremaks teha on ja samas kui nagu kogu ülejäänud kaadervärk on lihtsalt nagu logiseb ja laguneb. Võib-olla jah, ma tahtsin öelda, või natuke ühe nagu irdmõttena, et täna üks sõna ei ole kõlanud, me oleme palju rääkinud CO2-st, keskkonnast ja nii edasi, aga tegelikult me ei ole sellest rääkinud, et peaks tegutsema jätkusuutlikult. Et see jätkusuutlikkus kui mõiste, mis sisaldab teatavasti nii keskkondlikke, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte ja sellise nagu mõttemalli juurutamine, see on ka midagi sellist, mida järjest rohkem oleks vaja. Ja jätkusuutlikkus peab olema kõikidel tasanditel, alates planeerimisest kuni siis ehitamiseni välja. Et see on võib-olla ka üks asi, mis näitab meie arengutaset, et see ei ole veel nii suur teema, aga võiks olla. Aitäh, ma tahtsin kommenteerida, siin käis korduvalt läbi selline sõna nagu vabadus, aga ja see ongi väga oluline tähtis, aga ilma vastutuseta see võib olla väga ohtlik ja siinkohal nagu tuleb mängu see haridus ja haritus ja mul on tunne, et meil on selle koha peal üks suur lünk ühiskonnas, et meil puudub ruumiharidus, ettevalmistus inimestel selleks, et üldse arutleda ruumi teemal natuke laiemalt kui lihtsalt väga sellised primaarsed mõisted. Ja see tänanegi teema kuulub sellesse valdkonda ja meil oleks vaja sellist nagu hästi laiapõhjalist ühiskondlikku arutelu, aga inimesed ei oska, ei julge ja selle tõttu ei võta sõna, sest et puudub ettevalmistus, puudub sõnavara või oskus kaasa rääkida, et see on jäänud liiga kaua ainult spetsialistide vahele ja üldse niisugusteks niši teemadeks, kuigi see puudutab tegelikult igat inimest. Nii et võib-olla siis küsiks ka siia otsa, et mismoodi peaks seda teavitustööd tegema, et see nüüd võimalikult kiiresti jõuaks inimesteni, et see vastutustunne tekiks, et see soov ise panustada sellesse tulevikku ja seda olukorda muuta. Et seda vabadust ei kuritarvitataks. Võib-olla natuke kõrvaliselt, aga ma usun, et muidugi peaksid inimesed olema teadlikud, mis maailmas toimub, aga ma arvan, osa asju, kui me mõtleme näiteks oma, ma ei tea, infotehnoloogia peale, interneti kiiruse paranemise peale, võib-olla tegelikult aimugi, miks see nagu maailmas toimib, et see on nagu et mingid asjad on nii loomulikult, et taustal või kuidas nagu meil elekter sama pingega nagu alati on, või suhtes, et seal on terve hulk inimesi, kes hoolitseb selle eest ja me nagu lähme sellega kaasa. Ehk siis nagu, ma arvan, mõned on jälle nagu ka halb, kui kõik inimesed on kõigis asjades natuke spetsialistid. Ma nüüd ei tahaks nagu öelda seda, et me ei peaks olema teadlikud nendest, aga ma usun, et kõigis asjades ei pea ka kaasa rääkima. Võib-olla see kõlab halvasti. Jah, tähendab, me ei või üle hinnata tavainimese tähelepanu võimet sellistele asjadele, sest igal inimesel on 10 muud tähtsamat asja. Ja kui me nüüd mõtleme, et kes nende planeeringute või kavandamise või projekteerimisega tegeleb, nendega tegelevad kutsepädevusega inimesed. Meil on väga hästi toimiv või tugevalt reformitud ka viimasel ajal kutsesüsteem ja kutsekvalifikatsioonid. Küsimus võib-olla, kas on piisavalt täiendkoolitust, kas kõik kutsed üldse nõuavad täiendkoolitust. Maailm on muutunud kiiresti viimase 10, 15, 20 aasta jooksul. Kui kõrgharidus on 20 aasta tagant, siis on täna erinev ja kui seda täiendkoolitusega neid teadmisi ei uuenda, siis võib kergelt nagu rongist maha jääda. Et ma arvan, siin ikkagi me peame ise peeglisse vaatama, et
et kas me suudame oma inimestele, kes on ju toimetavad selles kutsesüsteemis, kes on eriala inimesed, neid erialasid on küll üksjagu, kes on ehitamisega ja kogu selle kinnisvara asjaga seotud, aga sellegipoolest, et need valdkonnad tuleb lihtsalt katta. Ja ma ise olen kuidagi tunnetanud nagu seda, et ütleme, mis me seal Tehnikaülikoolis pusime ja see jõuab insenerideni, aga ei ole piisavalt jõudnud arhitektideni. Kui me teeme mingisuguse koolituse, proovime teha ka lihtsamas vormis, arhitektid lihtsalt ei tule kohale. No kuna ilmselt koolituse eestvedajad on insenerid, et ei huvita mingisugune tehniline igav teema, ei ole esteetika, ei ole siuke ruum ja kõik. Ja see ongi nagu mure selles, et see jätkusuutlikkus kui selline ei ole veel müünud. Et ma ei tea, et siin on arhitektide liit, peaks ka midagi tegema, et see jätkusuutlikkus hakkaks nagu müüma, sest arhitektid tegelikult on hästi avatud mõttelaadiga inimesed, et kui nüüd selline avatud mõttelaadiga inimene näeb, et see jätkusuutlikkusega saab midagi ära teha, saab paremini teha, siis kindlasti võetakse sellest kinni, aga kas pakkumist on? Vot see on nagu raske küsimus, et kust seda teadmist saada, sest see on ikkagi liiga aeglane, kui praegu tulla ülikooli õppima ja 5 aasta pärast saada diplom kätte ja siis tulla tööjõuturule, sellega ei jõua, ikkagi tuleb ka see aktiivne tööjõuturul tegutsev seltskond suuta täiendkoolitusega varustada. Aga kuidas selleni jõuda, see on tõsine probleem. Kindlasti nõuab erialaliitude koostööd ja ministeeriumite ja ülikoolide ja nii edasi. Valdkond, kuhu kindlasti on vaja panustada. Kui vast ühele küsimusele publikul, kas on veel aega? Te olete juba kannatlikud olnud, et see on väga tore. Et on veel küsimusi? Ma tegelikult tahaks tänada, et üldse see teema ja selline üritus ja vestlusring toimub. Et see on väga oluline, et me nendest teemadest räägime, aga võib-olla siia lõppu ka mõni praktiline soovitus, siis et teid on seal 10, meid on siin natuke rohkem, et mida siis me igaüks tavakodaniku tasemel saaks teha, et sinna ligi nulli suunas aidata liikuda. Lihtsalt mõni praktiline, igaüks ütleks võib-olla kiire ühe lause. Ma hakkan pihta, provotseerin. Ehitage uusi maju, siis tuleb A-klassi maja ja tuleb ligi 0. Ja uut maja on kõige lihtsam ligi 0-na ehitada, siis on kõik tehnilised lahendused varnast võtta ja hea arhitektuuri ja hea insener tehnilise tööga see tuleb kaunis soodsalt kätte. Renoveerimise puhul on natukene keerulisem, aga mitte võimatu. Minu just kõige lihtsam asi on see, et kui te nüüd koju lähete, siis võtke oma elektriostuleping ja tehke see nagu Eesti põlevkivi elektri pealt ümber mingi sertifitseeritud roheenergia elektri ostmiseks. Ja minu see erinevus oli see, et ametlikult nagu Eesti 1 kilovati CO2 heide on mingi 760 grammist. Ja kui me vaatasime nagu mingil konkreetsel hetkel, siis oli nagu üle kilo CO2 nagu 1 kilovati jaoks. Ja Rootsi sertifitseeritud roheelektril oli see 10 grammi kilovati kohta. See on nagu 100 korda. 100 sinna kanti. Jah. Ma soovitaks ka maju renoveerida, et vaadata üle, et kus te elate ja tegelikult saab väga lihtsate võtetega majuga muuta selliseks, et nad võtavad vähem energiat ja siis ma olen ka Reneega nõus, et tegelikult kõige jõulisem liigutus on tõesti elektripaketi vahetus, et kui te maja energiatarbe vähendamisega suudate 2 korda seda vähendada jalajälge, siis tegelikult selle elektripaketiga on see 40 korda võib-olla suurusjärk. Ja see uue ehitamine ei ole kindlasti nagu alati kõige nagu mõistlikum, sest kui me arvutasime neid erinevaid maju, siis minu arust kõige parem tulemus oli sellel, et kui sul on lihtsalt üks vana palkmaja on ja teed selle enam-vähem soojaks mingi 10 000 euro eest ja ajad lepapuid nagu telliskivist ahju, see oli nagu kõige tõhusam minu arust.
las ka ma ka siis ütlen, et ma arvan, et tuleb ehitada uusi maju ja renoveerida vanu maju. ja mõelda kaasa ja mõelda konstruktiivselt kaasa ja mitte tekitada paanikat, vaid mõelda lahendusi välja. Sõna võtta, aga ma annan soovituse vormis siis, et tegelikult ma olen natukene kahju, et me oleme lasknud käest selle võimaluse selles renoveerimises teha selline lihtne soojustamine ja tõmmata kasukas ümber ja kogu lugu. Ja me ei ole suutnud läbi viia sellist totaalset rekonstrueerimist, et selle asemel, et ainult soojustada ja tõsta tehnilist taset, vaid tõsta ka tegelikult mugavusastet, ehitada korrus 2 peale, selle rahaga teha liftid juurde, kõik nii edasi. Seda selles laadis on tegelikult mitmed Euroopa pealinnad läinud, kus koha peal linn ise on soosinud ja doteerinud. Me oleme tegelikult selle võimaluse ka selle KredExi väga piiravate tingimuste tõttu nagu käest lasknud, et me oleme liiga lihtsalt ja labaselt renoveerinud selle asemel, et tegelikult tõsta nende vana elamufondi mugavusklassi oluliselt. Nii et ma loodan, et äkki tulevikus me teeme uue kvalitatiivse hüppe ja hakkame panema lifte ja uusi korruseid ja uusi suuremaid rõdusid ja nii edasi. Ma vist pean kommenteerima seda korra. Et tegelikult seal on, nagu ikka, on niisugused pragmaatilisi põhjuseid, mis korrust peale ehitada ei saa, on praegu, meil on struktuurfondi raha, mis selle ära keelab. Et arendustegevust ei tohi, seal on nagu lihtne. Aga rõdud ja lifti võib praegu teha. Aga miks seda ei tehta, on see, kui ehituspakkumine ära tuleb. Siis, need on projekteeritud küll, jah, on lifte ja rõdusid ja ka siis tuleb hakata kuskilt tagasi tulema. Ja siis on, kuna raha on piiratud, siis on suure pildi küsimus see, et kas me teeme nagu, ütleme siis mingi ühiku maju teeme siis nagu lihtsalt ja labaselt või teeme siis poole vähem maju rõdude ja korrustega. Et siis tekib see kasusaajate arvu küsimus, palju riigi raha eest, kas siis saad poole vähem inimesed oma majad nagu suures pildis paremaks või teeme lihtsalt rohkem maju vähem. Et ma ei oska õiget vastust öelda, kumb see parem on. Aga ja praegu on trepis kõndimine on tervislik teatavast. Ei, kindlasti praegu ka võiks teha, aga jäänud jälle lihtsalt euro taha. Et on planeeritud, aga vähemalt minu teada lifte ei ole küll ühtegi veel pandud. Kui CO2 jalajäljest rääkida, siis transport on sellest oluline osa. See on jalgratas, jala, ühistransport ja biogaasiga auto. Põhimõtteliselt nagu ainuke variant, mis on enam-vähem sama tehnoloogia ja taastuvenergia allikas. Unustad ära rohesertifikaadid. No, jah. No kellaaeg on nii kaugele jõudnud, inimesed juba ammu tahavad veini äkki, et võib-olla tõmbaks joone alla sellele nii-öelda ametlikule osale ja siis saab kuidagi mitteametlikult jutt saab jätkuda. Et suur aitäh osalejatele väga huvitava ja konstruktiivse vestluse eest ja võib-olla see on see koht, kus aplausi teha äkki.